tere kõikidele lõvide tähtkujust sündinutele. Lõvid, vaatame, mida räägivad kaardid täna teie novembrikuu energiatest. Ja vaatame siis, millised on positiivsed, negatiivsed energiad. Negatiivne energia on teil selline huvitav energia, mis on nagu uue käikulaskmisega kõik seoses. Uue algusega. Kõik kuud ei ole selle jaoks, et teha mingisuguseid uusi algusi, uusi käikulaskmisi ja nii edasi. Mis võib juhtuda äärmisel juhul, kas ei lähe teil üldse see asi vedama, ei lähe käiku, ei hakka toimuma, jääb nagu sellesse algstaadiumisse või jõuab kohe finaali lõppu. Või teine võimalus on see, et te lähetegi sinna uude, te alustate, te olete selles, aga teil on selles väga ebameeldiv. Ebameeldiv ei ole hea olla, on võib-olla selline, võib-olla ei ole otstarbekas ja nii edasi. Et see negatiivne energia on siis kas nagu tulemuslikkuselt on nagu mitte selline, nagu te tahate, või on siis nagu emotsionaalses mõttes ebameeldiv. Üleüldiselt on see kuu teile väga selline saladuslik, väga selline informatiivne ja väga selline sisemisele tunnetusele, intuitsioonile nagu rajanev kuu, mis on kõik ääretult positiivne. Ma näen, et teil on juba ilmselt lähiminevikust, kellel siis võib-olla nädal aega tagasi, kellel võib-olla alles paar päeva tagasi, kellel võib-olla kuu ja 2 juba tagasi on kuskil mingi selline alge sissetund, on tekkinud mingisugused kahtlused, kõhklused. On tekkinud kahtlused, kõhklused, kas see on nüüd siis baseerub sellel, et on tekkinud juba mingisugune selline nagu olemasolevas või olemasolevaga juba nagu selline väike tüdimus, rahulolematus või midagi, et iseenesest justkui on okei, iseenesest justkui on hea, ei ole üldse paha, aga kas siis tahaks midagi muud või ka tahaks kuidagi teistmoodi või tahaks nagu midagi veel juurde lisaks, et mingisugused sellised kahklused, kõhtlused on väga tugevad. Midagi te nagu tahaksite käiku lasta uut. Kaardid ütlevad teile väga nagu selgelt, et millegi uue alustamine, millegi uue käiku laskmine, võib-olla ka isegi see, mis teil kunagi ei ole nagu õnnestunud ja tahaks nüüd nagu uuesti proovida. Et kõik sellised protsessid on mitte nii, nagu teie tahaksite. Et ütleme, et on siis negatiivne energia. Et kas nad ei lähe käiku teil või nad ei too teile selliseid tulemusi, nagu te tahate. Siin mida teha siis on soovitus kaardidena ja vaatame positiivne energia ütleb niimoodi, et tuleks veel nagu valida, tuleks nagu võrrelda, tuleks nagu mõelda, kalkuleerida. Ja võib tulla ka mingi muu variant. Sellele olemasolevale ideele, soovile, mis teil on. Näiteks valisin välja, tükk aega kahtlesin kumma köögimasina või kumma kodumasina või kumma auto või kumma projekti või kumma õpingu või kumma kursuse või ükskõik mis vahel valida. Siis käiku lasta seda ei tohiks. Et siin tekib mingisugune võib-olla natukene nagu parem variant, natuke nagu parem selline võimalus. Et kaardid soovitavad teil selliste tegemiste eest, selliste alustustest ennast sulgeda. Üleüldse on hästi hea, hästi positiivne teil kasutada ja kuulata nagu oma sisetunnet.
see sisetunne on teile see kuu hästi tugev. Sisemine see intuitsioon on teil hästi tugev, siin on näha ka. Kaardid paluvad teil, hästi informatiivsed kaardid on. Hästi nagu sellised informatsioon, teave, midagi sellist nagu aitab teid leida kas paremaid uusi tulemusi või alternatiive või võimalusi. Et kohe nagu nendesse nagu praegu kohe planeeritavatesse ei oleks nagu vaja viskuda. Hästi tugev selline intuitsioon, väga-väga tugev on teil intuitsioon see kuu. Üldiselt mul on siuke tunne, et teil on mingisugune informatsioon, teave. Te omate mingisugust informatsiooni, teavet. Ja te kuidagi nagu, see midagi siin kaardid tahavad, et te nagu ei räägiks seda välja, ei avalikustaks seda, nad tahavad, et on mingisugune teave, informatsioon, saladuslikkus, midagi on, mida te ei avalikustaks maailma, ei laseks maailma lahti. Et kuidagi nagu kaardid tahavad teie mingisugust natuke salajast, saladuslikku, natuke sellist intrigeerivat, mitte negatiivses mõttes käitumist nagu, et mitte negatiivses mõttes. See on selline rohkem nagu, see on see, kui te hoiate oma infot, oma teavet endale. Te ei lase seda maailma laiali. Ja vot selle oma info ja teabe põhjal, mis teil on, te ka nagu kuulate ennast ja tegutsete selle teabega nagu üksinda. Mitte aga maailma laiali ja kellegiga koos. Et selline kinnisus ja selline on nagu hästi hea info ja teabe endale hoidmine. Mis on veel nüüd üks väga hea näitaja on, et teil on nagu mingisugune võimalus see kuu võita mingi vaenulik olukord, situatsioon. Et kui teie elus on midagi vaenulikku, mis on teie jaoks vaenulik, vot see kuu on võimalik see võita. Aga valdavalt ma näen, et siin kaardid ikkagi nagu positiivses osas räägivad sellest, et saladuste endale hoidmine, tegutsemine ise oma informatsiooniga ja mitte nagu teiste inimeste informatsioon, teiste inimeste teadmised ja mitte, et teie informatsioon ja teie teadmised läheks välja, et siin on pigem selline kinnihoidmine endale. Et paraku on see siin niimoodi, et teil on väga tugevalt ikka mingid uued mõtted peas. Te tahate midagi väga käivitada, mingit värskendust, mingit uuendust, midagi teist lisaks, midagi nagu sellist tahate. Kõik see on uuega seoses. Riski peale lähete kindlasti välja. Te lähete sellise riski peale välja, kus on teil nagu mingisugune teadnematu sees ootamas. Kaardid ütlevadki niimoodi tegelikult, et kui te nüüd arvate, et võib-olla te ei mõista mingisuguseid protsesse, asju novembrikuus täitsa lõpuni, et ei saa täitsa lõpuni aru, siis vaatamata sellele, et ei saa midagi täitsa lõpuni aru, ei mõista täitsa lõpuni, on teil võimalus minna riski peale välja. On teil võimalus minna selle peale välja, et küll protsessi käigus kõik selgub. Edu ootab teid ees. Väga hea edu ootab teid ees. Aga see peab olema nagu ainuisikuliselt teie, mitte teie ja teie ideed teistega. See peaks olema nagu teie idee, teie mõte, teie nagu kavatsused.
hästi tugevat sellist nagu enese esitlemist on siin näha selles mõttes, et kuidagi nagu ma ei tea, kas teid kuidagi testitakse, kuulatakse, vaadatakse, kontrollitakse. Et te peate kuidagi nagu, te tõestate ennast kuidagi väga tugevalt. Väga tugevalt tõestama ennast. Teid nagu, see testimine võib olla igasugune, võib olla eksamite näol, võib olla kuskil dokumentide näol, ükskõik, võib olla tööalaselt, võib olla ükskõik kuidas. Et mingisugune testimine siin on. Aga kaardid siiski väga tahavad, et te informatsiooni välja ei annaks. Et igasugune saladuslikkus ja selline on teile kasuks. Aga teil on palju ressurssi, palju. Ma ei tea, kas tahetakse teiega midagi alustada või midagi teha või uus töö juures, uus ajagraafik. Ärialaselt mingisugused projektid. Majapidamises võib-olla mingisugused ostud või midagi on. Kuidagi see kõik langeb väga negatiivsele poolele. Sest koostöös just ei suju see, ei lähe see, ei õnnestu see. Õnnestub see teil üksinda. Või siis teie ideedega, sest teie ideed on nagu need õiged see kuu. Edu ja kui te lähete selle mingisuguse oma idee, oma teadmiste, oma nagu informatsiooniga lähete kuskile nagu riski peale välja, edu saadab teid ees kindlasti kohe, seda on siin näha. Et võidumeelsust võib teil oodata, edasi liikumine, võit ja edu ootab teid väga tugevalt ees. Kuu lõpuks on kindlasti teil kõik hästi maha rahunenud, hästi balansseerunud, hästi tasakaalukas. Muide, balansi otsimine, tasakaalu otsimine, see on ka, selleks on ka kuu väga-väga hea, väga-väga hästi õnnestub teil ja õnnestubki, sest kuu lõpuks on teil mingisugune väga hea võit, väga hea tulemus ja meelerahu, balanss ja tasakaal on teil olemas kuu lõpuks. Et uue algusega seoses. Aga see on nüüd emotsionaalne algus, mingisugune pakkumine. Vaatame, mida veel kaardid räägivad. Siin on ikkagi niimoodi, et pettumus ootab teid ees. Ma rääkisin, et see on kõik negatiivsel poolel, see uued algused, et sellest te pettute ja eriti, kui need on seotud veel mingisuguste inimestega. Et nagu massiga inimesega, ühiskonnaga, kuidagi nagu palju inimesi, siin ei ole 1-2, siin on palju inimesi. Ja nendega kuidagi mingisugused uued algused, no ütleme näiteks töökollektiiv seal, uus graafik, uus ajagraafik või mida iganes. Võib-olla siis tööalaselt mingid uued projektid, siin on pettumus ees ootamas. Sest ikkagi on vaja, et te olete üksi oma informatsioonis, oma teadmistes ja siis oma nagu sellistes alustamistes. Ja teie mõtetes ongi see uue algus. Aga see uue algus on läbi teie intuitsiooni nagu käiku lastud. Et väga suured muutused on. Ma ikkagi kaldun arvama, et siin on tõesti nende muutuste eest seoses nende algustega, et siin tasub ennast vaos hoida väga tugevalt. Aga mis siis nagu ja pakkumistest ära ütlemine. Väga palju on see kuu selliseid kaarte inimestel. Ma ei tea, mis energia see selline on. Siin on kaardid nagu negatiivse poole pealt räägivad kohe väga ilusti, et
ära hoida ennast igasugustest materiaalsetest finantspakkumistest, mitte osaleda uutega algustega, need on sisuliselt sarnased, minu jaoks on küll erinevus sees, aga ära öelda, mitte osaleda ja see on nagu maailmaga kõik seoses. Aga teie ja siin on sõltuvusleping, väga palju on kuidagi sellist, aga mis see siis nagu on, mis teid siin eduni viib? Siin on mingi väga suur edu tulekul teil kuu teise poole peal. Et kui te suudate tõesti sellest eemale hoida, sellest, mis ma teile siin rääkisin inimestega seoses, teistega seoses, et nagu on hästi, aga nagu midagi võiks juurde teha või parandada või uuendada või midagi. Kui te sellest suudate ära hoida ennast, või siis uute alguste puhul, et leiate mingisuguse, kui te kuulete oma sisetunnet, intuitsiooni, leiate mingisuguse teise variandi, teise võimaluse, alternatiivse, et siin ja seal lähete riski peale, et siis on teil hästi head, tõesti head tulemused on. Et kus te seal siis hakkate ootama võitu, kus te hakkate ootama saavutusi, kus te hakkate ootama edu, seal tulevad teil väga suured edud, saavutused. Ja ma ütlesin, balansi ja tasakaalu otsimisel ka on nagu hästi oluline koht ja selle te saavutate ka. Sellised tehingud, siin räägib konkreetselt nendest kiiretest ja sellistest teadmatutest tehingutest, et risk on alati selline küllaltki, võib-olla eksprompt äkiline ja selline ja oma seisukohtade hoidmine, see tähendab, et teie mõtted ja ideed, mitte teiste omad. Kergus tuleb teile ka lõppkokkuvõttes. Kui nüüd on tõesti seos selle teie ja paljud inimesed ja materiaalne, finantsiline, siis see on negatiivne aspekt. Siin ei ole head loota. Ta võib ju teil minna kõik käiku ja kõik võib minna nagu need graafikud, kui te näiteks töö juures parandate seal terve kollektiiviga, aga te ei tunne selles ennast mugavalt. Kuu lõpuks ootab teid ees ikkagi kergus, kuu lõpul ootab teid ees selline rahu, tasakaal, balanss, kergendus, et kõik see ootab teid ees. Vabandust, nüüd ma liigutasin väga kõvasti. Et on ja et lihtsalt siis, et olge head, hoiduge, kohe ma näitan teile täpselt siis sellest energiast, mis on mõeldud nagu teiste inimestega koos, finantsenergia, suurte tehingute energia, rahaenergia, materiaalsete tulemuste energia, käikulaskmiste energia, ja pigem siis käikulaskmiste energia ja saavutades materiaalseid tulemusi, et see ei mängi teile hästi välja. Olge, nagu need on hästi kinnised kaardid ja need on hästi positiivsed teile. Et kui te nagu sulgete ennast selle välismaailma eest, teiste pakkumiste eest, teiste ideede eest, teiste alguste eest, vaid lähete nagu iseendasse, iseenda intuitsioon, iseenda mõtted, iseenda informatsioon, iseenda saladused, iseenda saladuslikkus, vot selline saladuslikkus, see on teile ääretult hea. Ja vot tegutsetegi selles oma saladuslikkuses ja oma sellises seisundis olekus. Aga käiku te lasete midagi kohe kindlasti, sest paistab, et see üks osa, mis teile tuleb teiste inimeste poolt või on teiste inimestega seoses, see langeb ära ja te jätate selle osa, mis teil endal on. Ja sellega te lähete siis mingisugusele riskile, mingisugusele teadmatusse. See teadmatus, ma kordan veel üle, on teile lubatud. Te ei tea, mis ees saab olema, te ei tea lõpuni asju välja, te ei mõista, te ei jaga. Aga see viib teid eduni ja õnneni välja. Et selline huvitav kuu. Ma soovin teile ilusat novembrit ja kuni järgmise korrani.